Esimesest paarist tahab rääkida Liisu. Et võib öelda, et selle esimese paari teadlane tegeleb matemaatika illustreerimisega. Ta on öelnud, et ta teeb lollidele kõik puust ja punaseks, et oleks selgem. Ja nagu äsja öeldi, et otsustajad saaksid aru. Ja siis ta on veel öelnud ka, et ta visualiseerib hästi suuri andmeid. Leitakse kõikide punaste punktide keskpunkt. Et kuna nad on siin, siis kuskil siia tuleb. Ja siis kõik punktid, mis on selle keskpunktide suhteliselt lähedal, nagu need siin ja need siin, tõmmatakse punaseks. Ja siis leitakse uus keskpunkt ja siis tõmmatakse uuesti. Kas sul vahest sa teed meelega midagi, et saaks ilusa mustri ka? Ja. Ma tahtsin küsida, Jaan, sinu käest, et kas oskad paari sõnaga öelda, et millega tegeleb sinu koostööpaari kunstnik? Tutvustada ise kunstnikku. Minu paariline Lilli näiteks joonistas Lotet, mis minule väga meeldis. Ja koos me püüdsime välja mõelda midagi, mis siis oleks, ütleme, kasutaks ära teadust, aga mida saaks rakendada kunsti juures või kunsti ringkondades ka. Me põhimõtteliselt ütlesime selle sama teema, et kasu peal väljas, et kuidas seda teadust nagu siis kunsti rakendada. Ja see oligi nagu põhimõtteliselt eesmärk, ma üritasin nagu plaanist nagu aru saada, see oli nagu, ma tahakski jagada seda kogemust teiega ka, kuidas see nagu arusaamine aset leidis. Ma saan sest väga hästi, meiega üritasime väga aru saada. Ja palume korraks ka Lilli Krõõt tutvustada lõigu. Et oleks teada, kellega on tegu. Ja nüüd on lava teie päralt. Kas meil on 10 minutit? Ma küsin korraks. Ma arvan, et teil on 10 minutit. Või kui vaja, siis võib karotada olema. Ma tahaks ikkagi alustada, kui ma saaksin siia Gmaili sisse, ma oleks väike ettekanne tehtud. Või seda? Täna on internet aeg siin maailmas. Nii kahju. Ma nii kaua ütlen seda, et ma tulin otse rannast ja nägin laine. Minul on see asi, et mul on selline natuke matemaatiku käsitlus sellele, et ma olen aastaid käinud niiviisi, et olen läinud õhtuti randa, olnud seal lainetes tunnikese ja mina kujutan ette nüüd lainet kui Exceli tabeleid. Et see ei ole nagu liialdus, ma ausalt nagu kujutan neid vahepeal niiviisi ette. Et see on see, kui matemaatik puutub loodusega kokku. Lained on väikse tabelid, et mida kõrgem punkt on, seda suurem number on sees. Alguses tänaks kõiki, sest see oli väga inspireeriv kogemus. Ja teiseks just vastupidiselt Jaanile, et kui ma näen mingisuguseid tabeleid ja infograafikud, ma olen tohutult meeldivad igasugused kaardid ja mapid ja mind kohutavalt häirib, kui on nagu koledas šriftis ja nagu niisugused vastikus, ma ei tea, fondist ja kuidas need pildid on niisugused imelike värvidega. Et alguses ma alati nagu, ja esimese asjad on ikkagi, kui sa mõtled, mis assotsiatsioonid sul tekivad. Ja siis on see sama asi, et esimene asi, mis Jaan näitas, oli põhimõtteliselt see tabel nagu, mis ilusti keerles ja veerles ja siis ma esimene mõte oli, et see näeb täpselt välja nagu selline ristpiste. Et see oli nagu esimene mõte, mis ma mõtlesin, aga samas on see hästi nagu loomulik ja sest hästi palju on sellest räägitud, kuidas tegelikult esivanemad kudusid nende kangaste sisse mingit infot. Ja siis nagu edasi ma püüdsin nagu nendest teemast tähendab mingil määral aru saada kas või visuaalselt. Ja
mulle tohutult meeldisid igasugused mullikesed ja infograafikad ja ma võin näidata ka siin veel mingit ilusat pilte nagu. See on ka üks teema, millega Jaan tegeleb, kuidas ta seal rühmitab, meil igast asjadest tuleb mingid meeletud vidinad ja asjad. Aga siis teine asi oli see, et kuidas seda nagu mingit kasu saada, sest siin on ka väga ilus pilt, mis mulle meeldis. Üks pilt veel näidis. Et minu jaoks on hästi palju tegemist nagu müraga tihtilugu, et on nagu huvitav, et on hästi palju võimalusi, kuidas saab näiteks sotsiaalvõrgustiku igast infot kätte, et siis ma tegin endale, siis Wolfram Alpha tegin siis, vaatasime Facebooki data andmeid, et aga mul tekkis selline probleem, et mis on siis oluline või mida ma otsin. Et siin on tegelikult hästi visuaalselt näha, kuidas, et mis siis on nagu viimane pool aasta juhtunud, ma otsin sealt mõned noppad ja et mis nagu link kõige rohkem nagu meeldis viimasel aastal inimestele, et tundub, et sporditeema on väga kuum. Ja siis täiesti nagu suvaliselt siis ma vaatasinegi, et siin on siis, vaatasin, et värvide järgi siis jaotub, et mis näiteks meessoost sõpradest on, kes on abielus ja kes on suhtes ja kes on vallalised. Siis tuli väida, et meil on väga vähe vallalisi sõpru ja meessoost, et enamus on vist on need sinised, ei, põhimõtteliselt punased on abielus, kollased ja oranžid olid suhtes, enamus on kõik on nagu suhtes või abielus, et võib-olla ma peaks nagu mõtlema, kes mu sõbrad on. Ja siis lõpus mul hakkas hirmus selles mõttes, et ma lugesin seda, vaatasin neid intervjuusid social media ja siis, et kuidas on võimalik nagu selle, et sul igast inimest on nii palju infot netis, see on üks väikene YouTube'i klipp ühest TEDx'i sellest jutustlust, nagu, et kuidas on võimalik, et sa satud nagu valele poolele või kuidas on võimalik, et seda su infot, mis on netis üleval, võib valesti lugeda, et kõik on nagu tegelikult väga avalik, kõik sinu jäljed, et kuidas see nagu ja siin on need linkikesed ja siis põhimõtteliselt ma arvan, et Jaan sooviks neid rohkem kommenteerida, mida nad tähendavad. Ma kõigepealt ütleksin seda, et meil tekkis ka plaan, et mida koos teha. Ja üks mõte oli selline, et me oleme teinud ülikoolis sellist asja, et nimeta 3 professorit, ütleme kõigile professoritele või osadele, et nimeta 3 professorit, kes on sinule ülikoolis kõige lähedasemad kontaktid. See on iseenesest väga lihtne, eks see on 2 minutiga täidetav küsimustik, aga sellest tuleb välja siis selline nagu inimeste võrgustik, kus on näha, kes asuvad kesksetel kohtadel, kes on, ütleme, mingite gruppide ühendajad ja nii edasi. Et meil mõte oli see, et teeks seda näiteks Eesti Kunstnike Liidus. Ja võib-olla ma panen siit taustast, panen jooksma. Pane mingi ilusam. Et ma ei tea, kas ta mängib muusikat ka. Aga see vist oli siin all, oli väga päris. See vist. See on lihtsalt ühe tarkvara demovideoga, ta on päris efektne, et näitab, mismoodi sotsiaalvõrgustik analüüsitakse. Ja mina ise olen analüüsinud, ütleme, tudengite võrgustike ülikoolis näiteks, peale seda, et meil oli see professorite väike küsitlus ka. Aga see oleks siis üks asi, mida me mõtlesime teha. Ma lähen nii kaua oma jutuga edasi, kui see visuaalselt läheb. Et teine mõte oli selline, mis oli sellest nii-öelda rahvariigi mustri tabelist, mis meenutas seda. Seal on niiviisi, et selle aluseks on andmete tabelid, kus on ridade peal on inimesed, ehk siis ütleme näiteks kunstnikud antud juhul. Ja veelude peal me mõtlesime teha sellise asja, et panna näiteks mingid kunstiteosed või mingisugused sellised asjad, millega inimesed ära jaotada selle järgi, et igaüks näitab seda, ütleme, mis on temale hingelähedasem ja siis on võimalik neid andmetabeleid nagu edasi töödelda, et kas joonistada nende põhjal
ka mingisuguseid inimeste gruppe üles, küll natuke teiste meetoditega kui siin selles sotsiaalvõrgustiku analüüsis. Ja viimasena ma võib-olla paneksin ühe teise video veel mängima või järgmisena. Ma arvan, et Jaaniga me tegeldame üksteist väga hästi, siis me oleme mõnes mõttes hästi vastandlikud. Et sina võiksid selle programmi teha, selle visuaali. Kus sa valid kõik? Meil on äkki kunagi kasutanud. Reopen last. Et ma paneksin siit tööle veel ühe visuaali, mis joonistab, ütleme, et üks asi, mis on see, et selline ütlus, et paljud andmekaeva algoritmid on sellised, mida saab rakendada nagu alates kosmosetehnikast kuni veebimähkmeteni. Et siin on üks ülesande lahendus, mis on rändkaupmehe ülesanne. Selle põhimõte on selline, et tuleb läbi kõik need 200 linna kõige väiksema teepikkusega. Praegu ta käib neid juhuslikult läbi, ehk siis läheb juhuslikult, valib järgmise linna ja saab tohutult pika teepikkuse. See tuleb siin praegu, on see pikkus 327 000 ja nüüd on niiviisi, et ta hakkab kasutama erinevaid meetodeid, kuidas saada seda kõige lähemat teed, et kõik linnad saaksid läbi käidud ja algusest tagasi mindud. Ja näiteks see algoritm on selline, mis on nii-öelda ahne algoritm. Ahne algoritm tähendab seda, et ta teeb alguses iga hetk, teeb seda, mis ta tundub, et kõige targem on. Ja nii ta ahnelt valib kõige lähemat linna ja tuleb välja, et ta tegelikult tegi üpris pika teekonna. Ja siis on igasugused sellised algoritmid, mis vahetavad neid teekondi lühemaks, et saada paremat teekondi kätte. Ja nüüd, mis ma tahaksin siin öelda seda, et näiteks seda kasutatakse selleks, et logistikas leida lühemat teekonda või et arvutiprotsessori augud puurida lühema puuri teekonnaga, aga samas ka näiteks selleks, et leida mingid inimeste vahelisi sarnasusi, et see on selline hästi põhiline algoritm, mis on rändkaupmehe ülesanne. Ja meie idee ongi siis ühesõnaga mingeid selliseid algoritme rakendada ja leida midagi kasulikku kunstivaldkonna jaoks. Ma arvan, et võiks mõni juhtus ära teha. Et tore oleks võib-olla teha mingi eksperiment lõpuks nagu valmis, et üks asi on see, et mis on nagu kõik need andmed, mis on olemas nagu internetis, aga tegelikult need on hästi, et samas võib koostada ise mingid küsimustikke, sest tegelikult väga palju inimesi ei kasuta või ei pane ennast nagu mingisuguseid infot täpselt sinna ülesse. Et no üks asi on minu jaoks küll see, et nagu visuaalselt on nagu lõbus, aga et kuidas nagu see oleks nagu huvitav, aga samas oleks nagu kasulik, et põhimõtteliselt et mingisuguste nende grupeeringute kaudu saab teha nagu näiteks prognoosida võib-olla siis, et seda kasutada hästi palju, nagu ma vaatasin, et meediaturul, et kuidas mingisuguseid huvigruppide leidmiseks, et samamoodi võib ka, mis siis ennustab, et mis on siis tulevikus, mis on see sihtgrupp, siis samamoodi võib ka seda mingi kunsti välja rakendada, et mis trendid siis hakkavad tulevikus nagu määrama või kuhu suunas nagu liikumine toimub. Et mind võitaks just see. Et ma arvan, et minu see põhiprobleem on selles, et kui ma vaatan asja, siis mina ei oska seda infot lugeda, mis seal siis on. Aga nagu ma sain aru, et Jaaniga rääkides, ta rääkisime vist hästi palju nendest vanematest, et tema oskab neid skeemi nagu analüüsida või näha seda mingid seoseid, et see on nagu tegelikult hästi põnev. Ta soovid sa midagi öelda veel? Ei. Suur tänu teile selle presentatsiooni eest. Kas siis on loota, et jällegi koostööd? Me võiksime ühe sellise projekti ära teha.